tere hommikust ja tere tulemast tagasi mu YouTube'i kanalile. Ma just ärkasin üles, seega sellepärast see padja nägu. Aga ma avastasin, et meil ei ole hommikusöögiks midagi süüa, nii et ma käin kiirelt siit rajooni poest läbi ja vaatan, kas ma leian sealt äkki leiba vähemalt. Ja ma üle pika aja ma alustan vlogi kolmapäeval, mitte reedel ja ma ei tee nädalavahetuse vlogi, vaid natuke pikemalt, nii et ma ei tea, vaatame, kuidas õnnestub. Siin ei olegi mingit saia või leiba vist. Oh no. Siin. Tegi super random, aga see on vist natuke parem. Looda. Täga olemas. Nii, nüüd on aeg panipaigas teha midagi normaalset. See kaameras näeb eriti hull välja. Let's go. Valmis? Ei. Nää musu, see kaabu on siin. Aga. Ei ole vist vaja MacBooki karpi ja? Väga palju parem olukord. See läheb siit varsti kohe ära. Ja siis siin on ruumi liikuda. Joo! Kell on vahepeal 4 saanud, ma olen siin vahepeal toimetanud arvutis ja tegelikult ma panin hommikul endale õlimaski pähe, seega ma peaks tegelikult selle endal maha pesema, aga enne ma teen väikese koristustiiru, tahaks põrandad üle tõmmata ja siis oleks vaja pesus käia, teen ennast valmis ja siis ma lähen annan Jazz Funky trenni ja vahepeal ma jooksen Rooma ema sünnipäevale, läheme restorani sööma, ma jõuan seal üsna vähest aega olla, aga kas või natukene. Ja siis on mul hiilsi trenn ja siis me saame Mariti ja Simonaga õhtul kokku. Me ei ole nendega nii ammu chillinud ja koos olnud, nii et ma väga ootan. Ja vahepeal mul on vaja poes läbi käia, et osta mõned asjad selle jaoks, aga sellest ma siis räägin juba varsti täpsemalt, mis me täna teeme nendega. On käidud ja ma nüüd ruttu föönitan oma juuksed ära, teen endale meigi ja siis mul on vaja juba startida, tegelikult ma olen juba aja hädas natukene, aga ma loodan, et ma jõuan kõike teha. Okei, juuksed on enam-vähem kuivad, lasen neil veel õhus kuivada natukene ja samal ajal ma hakkan siis meiki tegema. Nii panen juuksed kinni. Nii et ma olen ennast valmis saanud. Nii et ma võtan kiirelt, vaatasin, et maja ees on, maja juures on Bolt Drive või isegi Citybi ma ei mäleta. Võtan selle, sõidan Nauticasse ja siis sealt ma ostan mingeid asju, mida meil on vaja siis Simona ja Maritiga. Lõuendeid, mingeid klepsukesi asju. Nimelt tahtsime jaanuaris juba teha sellist vision boardi, ma ei tea, õhtutundeks jukest, aga nagu te näete, siis käes on juba veebruari keskpaik ja me ei ole selleni siiamaani
jõudnud, seega me teeme nüüd tagantjärgi seda, aga meil on mingeid asju vaja selle jaoks, et me saaks seda päriselt teha ka. Panen kiirelt veel juustele õli ja siis tegelikult mul on juba asjad kokku pakitud, et startida. Tegin siukse tavapärase meigi, ma ütleks, lihtsalt sellepärast, et kuna ma vahepeal trennide vahepeal pean käima restoranis sünnipäeval, siis oleks ma natukene sätitud. On antud, nüüd ma käisin, võtsin lilletruttu ja siis lähme restorani. Trenn on antud, sünnipäeval on käidud. Ma ei jõudnud seal väga mingeid klipikesi teha, aga ma sõin seal kammkarpe, mis oli väga maitsev ja tegelikult ma olingi seal mingi vähem kui tund aega ja siis startisin Danceacti poole ja siis andsin kiire trenni ja nüüd ma lähen Simona juurde, kus me siis saame trukutega kokku. Valge siuke putsik on seal. Punnikreem. Jah, siis paned seda õhtul punnikle ja siis ta nagu kuivatab. Ma olen seda palju kasutanud. Kas töötab, jah? Jah, mulle väga meeldib. Seal on isegi kirjutatud selline asi Thailand mingi best product. Ma ei tea, midagi. Aha, Thai Best Product Award 1990. Let's go! Äkki see on siiamaani kõige parem, vaata. Jah, ma mõtlesin ka seda. Jaa, äkki aastakümneid juba. Siis seal on see megapopp Korea bränd Royal Kiss. Võtsin lihtsalt, see on mingisugune siin on kõik on tai keeles, aga see kindlasti on väga hea. Vitamin C, niatsiamiid ja glutatoriin või midagi sellist. Vau, aitäh! Seal saab kinni lahti, et ei pea korra. See on nice. Tavaliselt alati selliste asjadega on see, et see on veits nagu liiga palju ja siis oli nice. Siis on need klassik, need nina. Mul sai just otsa. See tõmbab nagu ninad täiega nagu freshiks. Mitte kuskilt peale alustada. Ma vist alustan kõtsuvast. Oot, siin võiks nagu mingid... tere hommikust, täna on neljapäev ja ma tegelikult olen hommikul natukene toimetanud kodus ja nüüd ma tulin tooma ära mingeid pakke, mis mult jagast on tellitud. Ma panin asjad soodushinnaga müüki
lihtsalt selleks, et saaks nüüd kiirelt asjadest lahti. Me viisime nii palju asju panipaigast ära, ma viisin nii palju riideid ära, mis on nagu lihtsalt seisma jäänud, mis ei ole enam nagu aktuaalsed. Viisin need tõuskasutuskeskusesse ja nii palju nagu kohe kuidagi kergem tunne on, et ma tean, et mul ei ole kodus nii palju asju. Ja ma sain just aru, et ega meile väga midagi rohkemat ei rääkinud. Nii tore oli sõbrannadega lihtsalt koos olla ja sellist vision boardi asja teha, nii siuke mõnus tegevus. Ja meil on nüüd igaks kuuks midagi. Märtsikuuks on meil home painting, ehk siis me panime juba kuupäeva paika, et millal me seda teeme. Nii et väga tore, et meil on nagu igaks kuuks mingi plaan reaalselt aasta lõpuni. Leidsime mingi TikToki, kus siis oli, et see kuu tehke sõbrannadega seda, see kuu tehke seda, nii et ma panen siia tegelikult need nagu pildid, mida igaks kuuks võiks nagu planeerida, et äkki kellelgi tekib ka mõte, et tahaksite sõbrannadega teha. Aga ma viin nüüd asjad siis ära ja siis let's go! Ei olnud normaalseid põlvekaitsmeid ja ma käisin Sports Directist, sain ja mul pole sokke ka, nii et ma võtsin need ka. Ja nüüd ma liigun Free Flow'sse ja siis hakkabki treenipäev pihta. 2 trenni on antud ja nüüd ma jooksen Dancecti. Ma ei tea, kuidas see juhtus, aga ma sõitsin oma trammipeatusest mööda, nii et ma pean veits nüüd kauem kõndima. Aga nüüd Dancecti, annan seal Hillsi trenni, õpetan seal ühte vana kava. Nii et ma loodan, ma jõuan veel enne kiirelt läbi mõelda, mis see uus osa endast töötas. Mul sai just Hillsi trenn läbi ja mul käis seal üks uus proovitunniline ja nii huvitav, ta tuli pärast trenni minu käest küsima, et kuule, kas sa tegeled mingi kalisteenikaga või millegi, et sa teed mingi trenni nagu juurde ka, ma olen mingi no tegelikult väga ei tee, et ma annan esmaspäevast neljapäevani iga päev 2-3 tundi trenne, teen kõiki neid ise intensiivselt kaasa ja nagu väga ma ei jõua nädalavahetustel teen mingeid esinemisi ja siis ta mingi väga heas vormis oled ikka, ma mingi mul on just praegu mingi selline tunne, et ma ei ole just kõige paremas vormis, sest ma olen väga palju magusat söönud ja seda on näha natukene minu jaoks vähemalt. Nii et see oli nagu nii tore kompliment, mida ta teha sai mulle nagu täpselt sellisel ajal, kus ma tunnen natukene ebakindlana, nii et tore. See oli väga tore. Aga nüüd ma natukene toimetan natukene siin treenerite ruumis arvutis ja ootan ära, kuniks Rooma lõpetab oma trennidega ka, et siis ma saaks temaga autoga koju, sest et ausalt öeldes ma ei taha õue minna. Pluss mul on minu see kodukiip, välisukse kiip on kind of kadunud, sest see nagu tuli sealt võtmekimbust lahti niimoodi, et see augukene, millega ta oli nagu attached sellesse, see läks katki ja siis hakkas ära sealt kukkuma ja nüüd ma ei tea, kus on. Nii et on vaja ära oodata, et ma saaks koju. Nii et ma hakkan toimetama. Kell on 11:30 ja ma saan lõpuks koju liikuda. Peace out. Tere hommikust. Kell on lõuna
kell on mingi 10 hommikul, märkasin just ülesse ja ma arvan, et ma natukene chillin voodis enne kui märkan. Aga mul on täna tulemas täiesti vaba päev, mul ei ole mitte midagi plaanis, mitte midagi ma ei pea tegema. Nii et tore, et vahelduseks saab sellist päeva ka nautida. Nii, ma olen lõpuks saanud järje peale oma vlogidega. Ma olen eelmise nädala vlogi juures. Ja lihtsalt vaadake, kes see väike kiisu siin teeb väiksed küpsiseid. Oi, nonno lončik. Oi, segan siin natuke. Oi. Vabandust. Jätka. No kui armas lihtsalt. Sulle meeldib see pleedikene ja ma olen siin nüüd mitu tundi monteerinud oma vlogi, aga Luna vist arvab, et praeguseks peaks kõik olema. On ju niimoodi, sa tulid minu juurde siia. Nii mõnus on see, et ma ei pea täna mitte midagi tegema. Peale selle, et ma ise otsustasin, et ma tahaks monteerida vlogi ära. Ja ma saan lihtsalt kodus olla ja Luunaga siin kaisutada. Korraks mõtlesin, et äkki ma võiks käia kuskil trennis täna. Aga samas ma tean, et mul nädalavahetusel, aka homme, ülehomme, on mul mega pikad treeningpäevad. Nimelt Select Dance Camp hakkab. Seega ma võiks tegelikult täna puhata. Aga ma mõtlesin tegelikult korraks selle peale, et võib-olla minna kuskile MyFiti, et saunas käia. See tundub päris mõnus mõte, et natukene oma keha nii-öelda homseks ja ülehomseks ette valmistada, et ei oleks nii nagu kange olles. Mul on tegelikult nende uute kavadega veits nagu kehavässu. Seega äkki teeks seda. Aga ma proovin oma vlogi valmis saada ja siis teen söögi ja siis mõtleme selle MyFiti osas. Mingi aeg tagasi ma näitasin, kuidas mul see vahe siin on kõik issand, mul on nii halb veel. Kuidagi on jälle juhtunud, et mu see vahe siin voodi ja aknalaua vahe on jälle asju täis. Ja ma sain aru, et tegelikult siin on näiteks terve 2 tegelikult kotti, mis on täis practice night riideid, mida ma võtsin igaks juhuks kaasa, et äkki kellegi läheb vaja. Nii et ma tegelen ruttu sellega, panen need asjad kappi tagasi ja siis ma ikkagi proovin jõusaalis ära käia. Nii, kuna ma ütlesin välja selle lause, et läheks täna jõusaali, siis ma teen selle ikkagi ära. Isegi kui ma tunnen, et ma olen veits väsinud ja täna oleks täpselt see päev, kui saaks puhata, siis ma ikkagi mingisuguse kerge pisikese treeni lähen teen ja see saun ikkagi mind kutsub ka täiega. Seega mul on praegu natuke rohkem kui tund aega, enne kui MyFitness kinni pannakse. Nii et ma sõidan ruttu sinna, teen mingi 30 minutit trenni ja siis saun sinna otsa. Let's go! Reaalselt mina eelmises klipis, et ma lähen nüüd trenni. Change of plans, meil tulevad sõbrad hoopis külla. Nii et ma lähen poodi kiiresti. Tere hommikust, täna on laupäev ja me läheme täna Selectile.
yeah? We're gonna say lekker. So lekker. Lekker. Yes! That's all. Come with us, come, Molly, come here. Give it up for Molly. Molly. Come with me, baby. We're gonna say lekker, okay? Lekker, lekker. Yeah, that's all. Okay, all right. Okay, ready? Did I film actually? This is my vlog, guys. I'm vlogging. On YouTube channel. Here we go. So, lekker, yeah? 3, 2, 1. Lekker! How you set this up with how really lekker means, it means delicious. Something is delicious. Oh, yeah. You're hot. Lekker. Hey, thank you guys! You're welcome. Let's go, guys. Thank you guys. Hey. Camp on tänaseks tehtud 4 klassi, olid kõik väga rasked füüsiliselt kui ka see, et kuidas kava meelde jätta. Aga me tegime tänase päeva ära ja nüüd me läheme sõbra juurde chillima. Just tellisime Woltist mingist garage T1 mingi toidukohas süüa ja alguses näitas, et 55–60 minutit jõuab. Ma olen jõudnud vahepeal ära käia pesus ja nüüd näitab jälle 70 minutit. Reaalselt väga nõme. Kell on 12 ja me jõudsime nüüd tagasi koju. Väga tore oli. Käisime siis sõbra juures, kes käis Battleitel ja näitas mingeid Battle'i videosid ja see on nii crazy. Ta tegeleb siis Crumpiga ja ta näitas veel, kuidas laste kategooriad seal on ja nad on lihtsalt haigelt tugevad ja ma ei tea, kust nendelt lastelt tuleb see kogu see jõud ja energia. Haige. Tellisime Wolti kaudu mingi garage T1 mingist kohast endalt süüa ja kui alguses seal näitas, et kohale jõuavad need 55–60 minutit peale seda, kui me tellime, me mingi okei, davai, et tellime ära sõbra juurde juba, et me niikuinii käime kodus, pesus ja värki, et siis äkki jõuabki täpselt õigel ajal. Ja lõpuks need asjad jõudsid nagu, meil läks rohkem kui 1,5 tundi aega. Ja kui ma kirjutasin, et see on nagu nii pikk aeg, me olime arvestanud sellega, lisaks nad olid unustanud meie tellimuselt joogid lisada, sest nende esimene lahendus oli see, et me tagastame teile 6 eurot nende jookide eest või mingi, aga see, et me ootasime 1,5 tundi oma burgereid ja friikartoleid, nendega ei lähe nii kaua aega, kui ma saan aru, et neil oli tellimusi palju, aga 1,5 tundi ja siis nad on mingi, et lisasime teie sellele krediidile veel 3 eurot. Me saime siis 9 eurot tagasi lõpuks selle eest, et meil polnud jooke ja me ootasime 1,5 tundi. Ma olin nii näljane ka selleks hetkeks, et ma olin lihtsalt mingi, no mida iganes, ma olin veits nagu hängri juba. Aga vähemalt saime süüa ja vähemalt saime natukenegi raha tagasi. Nii tore campipäev oli, väga raske oli, nagu tõesti väga raske. Ja mu keha on päris läbi ja tundub, et vaim ka, nii et tegelikult olekski vaja minna tuttu, sest homme on esimene klass juba kell 10 hommikul, jälle 4 klassi. Täna oli siis tegelikult meil päev kestis 1,5 tundi rohkem kui algselt ajakavas oli kirjas, et vana ja camp läheb pikemalt kui avatakse. Tere, Kiisu. No tere. Ja võt, mis. Tegelikult täna pidi ka üks trenn olema, kes pidi täna alles jõudma, aga seal oli mingi pagasi teema. Nii et siis oli hoopis täna 2 treenerit ainult, mõlemad andsid 2 klassi ja väga mõnus push oli. Lõpus ikka pidi ennast nagu selles mõttes ise täiega motiveerima, et mingi davai, let's go, I got this. Aga ega tegelikult lõpuks ükski kava ei tulnud nagu ideaalselt välja või noh, igas kavas olid mul mingisugused kohad, mis mul lihtsalt ei jäänud meelde. Aga see on okei. Ja see on okei.
tuleb lihtsalt edasi push ida. Nii et näeme homme juba. Tšau! Tere hommikust! Täna on pühapäev. Kell on umbes 9 hommikul. Kiire hommikusöök, sest et kell 10 hakkab juba esimene trenn. Selecti teine päev. Let's go! Camp on nüüdseks tehtud, ma jõudsin koju, tegin veel koha peal pärast trenne väikese venituse. Keha on väga läbi, eriti selg ja selg on kõige rohkem ja jalad. Ei kogu keha. Väga äge camp oli ja ma olen väga õnnelik, et ma võtsin sellest osa ja et ma tegin kõik klassid kaasa. Õppisin palju, väga lahedad erinevad trennid olid, erinevate vaipide, energiate, liigutuste, koreograafiatega. Väga äge ja väga lahe, et Eestis siuke asi toimub. Nii et mega suur tänu korraldajatele ja nii tore oli see ka, et Ruuma sellele filmist iga päev, nii et tuttav nägu oli seal kaamera taga kogu aeg ja täna oli väga lahedad trennid ka jälle. Aga nüüd üks kiire, mitte kiire, üks mõnus pikk pesu ja siis teeme dinnerit ja vaatame lihtsalt YouTube'ist mingid videosid ja laguneme niisama, sest need 2 viimast päeva on olnud heavy rasked. Nii et pessu. Oh my god. Mitä? Mun selk. Oh my god. Kõik valutab. Ma ei julge püsti tõusta. Okei, davai. Tere hommikust. Wow. Kõik natuke valutab. Let's go. Another day, another slay. Täna on esmaspäev ja nagu te mu eelmises klipis nägite, siis ma ärkasin hommikul üles
selliselt, et mu keha oli täiesti surnud. Nagu ma eile pärast kämpi venitasin jumala pikalt ja mingi puhkasin õhtul, chillisin lihtsalt diivani peal. Aga hommikul ärgates oli siuke tunne, nagu ma oleksin lihtsalt kuskile veoki alla jäänud. Selg on nii läbi, nagu nii ülaselg kui ka alaselg. Ja mis on huvitav see ka, et ma tunnen, et mu rinnalihased on väsinud ja nagu kui ma katsun, siis siit on kõike tunda, aga jalad on õnneks enam-vähem ok, nii et we are managing. Aga tegelikult kell on saamas mingi 2 äkki, 3 äkki ja ma liigun Dance Acti. Nimelt meil on tulemas täna 2 proovi 8 esinemiseks. Üks on selline, kus ma ise olen ka. Teisele ma olen lihtsalt nagu repetiitor. Ja 2 trenni õhtul, nii et let's go, ei ole mingit puhkust. Insane! Davai, jõudsin kohale, alustame proovidega. On tehtud, söömas on käidud ja nüüd ma liigun tagasi Dance Acti. Mul on seal Jazz Funky trenn ees, aga kuna praegu on koolivaheaeg, siis nüüd on tulemas täna üsna vähe ja osad veel kirjutasid, et nad ei tule, nii et ma väga loodan, et vähemalt pooled on kohal. Sest muidu küll veits nagu kurb, aga on need siis kohal, kes on. Ja siis õhtul on veel Hilsi trenn. Aga ma panen nüüd telefoni ära, sest täna on lambist jälle nii külm õues. Ilusat vabariigi aastapäeva. Mina alustan oma päeva sellega, et ma lähen juuksurisse, värskendame mu juuksevärvi ja me arvan, et teeme mingi hooldusega. Juuksuri juures on käidud. Fresh hair, let's go. Väga soovitan naiste juurde minna. Panen tema kontakti siia alla ka, ta just alles hiljuti avas oma stuudio. Nii et, või tähendab uue salongi, nii et väga soovitan töötada teda ka ja teeb väga hästi ja väga ilus on kõik, mulle väga meeldib ja väga tore on temaga alati jutustada ka, nii et go to her. Aga nüüd tuli välja, et me ikkagi Flikiga täna trenni ei tee, sest väga paljud oleksid täna puudumas. Või noh, niikuinii pidi olema alguses neid palju puudumas, aga nüüd nad kirjutasid järsku päris mitu, et nad ei tule. Nii et me jätsime ikkagi trenni ära, aga Girly Open toimub, nii et nüüd ma lähen Free Flow'sse. Tänane trenn, imelik on öelda, tänane üks trenn on antud. Käisin vahepeal poes, ostsin mingeid asju koju ja panin pesu pesema, nagu te kuulete. Nüüd pessu ja tegelikult ega tänaseks ei olegi rohkem midagi plaanis. Väga rahulik päev oli, väga minna ja homme on päris pikk päev ees. Ma arvan, et ma homme filmin ka, mis kõik on tulemas. Nii et ma arvan, et näeme homme. Mul ei ole siin rohkem täna küll mitte midagi näidata, nii et see ya! Tere hommikust! Täna on kolmapäev. Ja kell on 10 hommikul
ja me lähme MyFiti mingi Ursuvee üritusele. Kutsusin Maariti ka trenni kaasa. Nii et let's go, varahommikune trenn once again. Vaadake nurka, let's go, Trenn on tehtud ja nii hea trenn oli. Reaalselt mul on tunne, et see on tantsijatele üli hea, ideaalne trenn. Seal on kardiot ehk siis vastupidavust ja jõuharjutusi kombineeritult üli bänger. Aga nüüd ma tulin siia kostüümilattu, sest et mul on vaja hakata pakkima tänasteks esinemisteks kostüüme. Nii et hakkame sellega kiiresti pihta. Nii, siit on vaja siis üles leida kõik asjad. Enamus asju on õnneks juba Camilla poolt pakitud, aga mul on vaja ülejäänud asjad ka siis leida, et kus mis on. Ma sain asjad kõik pakitud ja nüüd ma lähen viin siis osad kostüümid vanalinna, kus siis tüdrukutel toimub täna esinemine. Viin need asjad ära ja siis ma tegelikult ilmselt liigun koju, sest mul on ikkagi vaba aega natukene enne, kui meil hakkab meie esinemise lavaproov ja see toimub täna seal Solarise juures mingi Victoria Olti galeriis. Seal on täna mingi Samsungi uue telefoni esitlus, nii et selleks on ka asjad siin valmis, nii et yeah, let's go! Ma võib-olla ei mõelnud läbi, et ma võtsin Bolt Drive'i väga väikese Toyota, nii et ma olen lihtsalt full packed siin, aga kõik mahtus õnneks ilusti ära. Kell on saanud nii palju, et mul on vaja hakata ennast panema valmis esinemise jaoks. Ma võtan siit hommikuse meigi maha, teen uue asemele. Sõin vahepeal lõunasööki, chillisin niisama, tegin võistluste jaoks asetusi jälle, sest et tuli välja, et üks tüdruk ikkagi ei saa meiega võistlustele tulla. Nii et ma pidin jälle kõik planeeritud asetused ümber tegema. Aga ega midagi, teen ennast ruttu valmis ja siis lähme lavaproovi. Nii, ma arvan, et ma olen enam-vähem valmis. Tegin siukse nagu põhja ära, et pärast oleks natuke lihtsam. Aga kuna ma pean veel trenni vahepeal andma, siis ma ei teinud ennast täiesti korda. Ja kuna mul ikkagi on nii värsked juuksed eilsest juuksuris käimisest, siis ma natukene veel hoian enne, kui ma panen juuksed sliiki. Nii et panen koti kokku ja hakkame juba startima.
6, 7 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7, 8. See oli järsku nii palju saanud, et proov on tehtud, Just Funky trenn on tehtud ja nüüd ma jooksen edasi, tähendab tagasi sinna, kus meil proov oli. Meil on esinemine umbes 45 minuti pärast, nii et I'm a run. Tegelikult isegi natuke rohkem on aega, aga peame natuke preppima seal veel asju. Esinemine on tehtud ja nagu te näete, siis ma käisin ühtedel kostüümidele järgi. Lähen meie esinemiskohta teistele kostüümidele järgi ja siis räägime juba täpsemalt, mis kõik juhtus vahepeal. Tänane esinemine oli üks huvitav esinemine, sellepärast et minu vastutada oli siis selle uue Samsungi telefoni nii-öelda esitlemine. Ma pidin selle võtma kätte ja nagu seda näitama ja meie kava lõpus siis nii-öelda esitlema. Ja meil ei olnud läbi tehtud see, et kuidas ma võtan seda, kuidas see üldse mul käes on, mida ma sellega teha saan. Ehk siis, kui ma läksin seda korraldajalt võtma, meil oli lõpuks siis selline lahendus, et pidin selle tema käest võtma. Ma ei saanud aru, missugust telefoni ma võtma pean, sest et tal oli ka enda telefon käes. Eks ma oli mingi, ma ei tea, milline telefon see siit on nüüd see õige Samsung. Lõpuks ma sain selle ja seal oli oluline see, et ekraan kindlasti põleks. Et nad pidid panema režiimi peale, kus see ekraan nagu jääb põlema. Aga see läks kustu ilmselgelt. Ja siis ma olin mingi, okei, kuidas ma saan seda tagasi ja siis õnneks lõpupoosiks see ekraan tuli nagu tagasi, aga lihtsalt nagu, ma ei tea, see oli ikka veits nagu sketši ja tegelikult ma läks paar kohta sassi ka. Täiesti random kohad, üks koht oli siuke, kus meil on nagu paus, ehk siis ma ei suutnud pausis olla ja ma olin mingi, siin oli mingi asi, aga tegelikult seda asja ei olnud, mida ma tegin. Ja ühes kohas oli, kus ma tegin nagu ka valel ajal, nagu koreo mõttes ma tegin kõik õigesti, aga kuna ma seda osa teen enamasti, kui ma tantsin seda osa, teen alati nagu esimesena, seekord ma pidin seda teisena tegema, seega ma seal natuke nagu kiirustasin, siis ma olin mingi, okei. Aga ma usun, et üldkokkuvõttes kõik läks hästi. Natuke liiga big show oli, ma arvan, sellise asja jaoks, aga ma ei tea, võib-olla ei olnud ka hullu. Aga nüüd on kell kohe 11 saanud. Tegelikult ma käisin veel vahepeal enne, kui ma läksin kostüümidele järgi. Ma käisin veel Hillsi trenni andmas. Miks ta piksub? Okei. Ärge pange tähele. Ühesõnaga ma käisin Hillsi trenni andmas. Ja siis läksingi kostüümidele järgi ja Maarit rääkis ka nende esinemiste mingitest asjadest, et kuidas neil muusika oli mingi hullult vaikselt olnud ja mingi JBL kõlarist olid nad muusikat lasknud ja ühesõnaga täna oli üks huvitavate esinemiste õhtu. Aga nüüd ma lähen lõpuks koju. Tänane päev on nii pikk olnud. Ma lähen homme Küüntasse. Ja ma ei ole leidnud endale, kuna ma hakkasin uuesti keelküüsi tegema, siis ma ei ole leidnud endale püsivat tegijat, kelle juures käia. Eelmine kord ma ei jäänud väga rahule. Ja nüüd, kui mul homme hommikul on nüüd aeg, siis juhtus selline asi. Kuidas see võimalik on, et mu 2 küünt lihtsalt... Wow. Kuidas? Abi. Hello, back again. Et kuidas see võimalik on, et mu 2 küünt tulid tervenisti ära. Nagu see näitab, et see ei olnud hästi tehtud. Nii et this is the situation right now. Aga õnneks mul on homme aeg, aga see on juba kell 10:30, nii et ega mul väga pikka pidu siin täna ei ole. Koju, sööma, pessu, magama. Let's go!